eelmine aasta, kui see jaam oleks olnud toimiv, siis Eesti inimesed oleks maksnud suurusjärk 130 miljonit eurot aastas elektri eest vähem võrreldes sellega, mis nad maksid. Ehk siis soodsus, robustsus, pikaajalisus, lihtsus on need märksõnad, miks vesisalvesteid maailmas tehakse. Oleme saabunud oma kaamerate ja mikrofonidega Eesti Televisiooni 4. stuudiosse. Tere tulemast just siin, just täna toimub salvestuspidu ehk energiasalve. Pidulik kokkusaamine, kus kõik, keda Eesti energeetika ja roheenergeetika huvitab, on tulnud 9 õhtuks Eesti Televisiooni majja. Pidu ei toimu mitte ainult siin 4. stuudios, vaid ka esimeses, mis seal stuudios toimub. Kohe näete. Ehk et ma lõin siin üks päev kokku, et see on suurusjärgus 40-50 Viru hotelli suurust maja saaks sinna nendesse aukudesse nii-öelda siis ära paigutada. See võib-olla annab nagu parema ettekujutuse. Ehk et tegelikult selle mugavuse säilitamine madala hinna juures on see põhjus või see eesmärk, mida salvestid ühiskondades reeglina nagu täidavad. Aga tänased teemad, mis meil siis on? 6 teemat, 30 küsimust, enne ei saa koju, kui kõik küsimused on saanud vastused, valed või õiged, seda selgitame õhtu jooksul. Energia, päike, tuul, poliitika, Euroopa Liit ja loomulikult Vaaria. See energiaallikas on praegu maailma suurim taastuv energiaallikas. Maailma suurim taastuv energiaallikas. Hüdroenergia. Õige vastus. Oskad ka protsenti öelda? Palju.